sõna räägib meile, et Jumal armastab meid. See on nii vana sõnum, kui vana on inimsuu. Ja usun, et selles ei ole meile ka täna õhtul midagi eriliselt uut, et Jumal meid armastab. Aga see võib uueks saada meile sel juhul, kui õpime seda armastust nii tundma, nagu see meie poole tegelikult pööratud on. Oleme möödunud õhtutel kuulnud sellest, kui kohutav on patt, see kõige kohutavam tõsiasi maailmas, kui kahetsusväärne on patt ja kuidas meie peaksime oma patte kahetsema Jumala ees, sest tema on meid armastanud siis, kui meie teda ei osanud armastada ja kui meie teda vihkasime. Täna õhtul tahab Jumala sõna meile öelda seda, et oma armastuse pärast on Jumal valmis iga patu andestama inimesele ja inimese patust puhtaks pesema ja ta õigeks mõistma, kui inimene ainult seda ise soovib. Paneme tähele Jumala sõna Luuka evangeeliumi 17. peatükist, salmid 9-14. Aga ka mõnede vastu, kes iseeneste peale lootsid, et nad õiged on ja põlgasid muid, ütles ta selle tähendamissõna. 2 inimest läks üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Variser seisis ning palus iseeneses nõnda. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega nõnda nagu see tölner. Ma paastun 2 korda nädalas, ma annan 10 kõigest, mis saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud oma silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi enesele vastu rindu ning ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, et see läks alla oma kotta paremini õigeks mõistetuna kui teine. Ja veel Johannese 1. kirja 1. peatüki 9. salmi 2. pool. Tema on ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Aamen. Kui patu tundmine ja pattude kahetsemine on meid juhatanud Jumala aujärje juurde ja sealt on meile öeldud, et ainus lahendus meie pattudele on andestus, siis oleme võinud tulla Kristuse risti alla ja seal voolab tõepoolest armuallik veel täna. Ja mitte ainult veripunased patud, aga ka neid väikesed möödalaskmised, kõrvale astumised, eksitused ja ka pühade inimeste patu peseb see armuallikas ära. Õieti see kirjasõna variserist ja tölnerist tahab näidata, et ei ole nii head inimest, kes ei vajaks meeleparandust. Ja ei ole nii halba inimest, keda meeleparandus ei suudaks aidata vabaneda kõigest halvast, mis teda on haaranud, rõhunud ja mis teda tegelikult halvaks muudab. See tähendamise sõna õieti variserist ja tölnerist avab meie ette selle perspektiivi, et inimene, kes iseenesest arvab, et tema asi on hästi korras küll Jumala ees, võib-olla Jumala silmaga vaadatuna ikkagi veel pattude puudujääkide, arusaamatuse, rumaluse ja rüveduse seis. Kui meie nüüd puht inimlikult vaatleksime neid 2 meest, kes pühakojas olid palvetamas, mõlemat oli religioosne tung, igatsus Jumala järgi ajanud sinna palvetama. Üks oli tulnud selle tundega, et tema võib Jumala ees julgesti paluda, tema asjad on hästi korras. Kui inimlikult vaadata, tõesti tema asjad olid korras. Ta oli õigeusklik juut, oli variser, see tähendab, oli õigeusklike juutide kõige parimast, nagu kihist pärit, sellest kihist, mis Jumala asju väga tõsiselt võttis ja püüdis neid ka tõsiselt ellu rakendada. Aga ta rakendas neid ellu formaalselt, rakendas neid ellu
ainult selle tõttu, et seda käsk nõudis. Siinkohal võib-olla on kohane meelde tuletada seda, millisel viisil Jumal on oma nõudmisi inimestele esitanud või milliselt nad on Jumala nõudmisi oma elus tundnud. Kui mõtleksime sellele, missugune oli inimene enne pattu langemist. Jumala sõna räägib sellest, et ta oli püha, veatu, laitmatu. Jumal oli tema loonud oma näo järele. See tähendab oma kõlbelise eeskuju järele ja inimene võis selle eeskuju järele elada. Jumala ja inimese vaheliseks suhteks või suhtlemise normiks oli armastus, lapse ja isa vaheline loomulik suhe. Kui me mõtleme inimesele pärast patu langust, siis meie teame, et inimese ja Jumala vahelises suhtesse oli tekkinud mõra ja ta ei saanud enam suhelda Jumalaga otseselt nagu laps isaga. Suures armastuses, elluses, niisuguses vastastikuses mõistmises, kus tõepoolest nagu silmist loetakse juba teise tahet. Teame ju seda, et vahel aitab ema või isa silmavaatest lapsele, et tema tahe saaks lapsele selgeks. Ja see õrn osadus Jumalaga oli inimestel kadunud pärast patu langust. Pärast esimest teadlikku pattu oli see osadus kadunud ja nüüd oli Jumala ja inimese suhtlemisvaheliseks normatiiviks või normiks. Selleks suhtlemise teeks südametunnistus, mis inimesele pidi andma märku tema patu, ülekohu, eksituste üle sel juhul, kui ta halba tegi ja mis pidi ta teod heaks kiitma siis, kui tema head tegi. Aga meie teame, et inimene seda suhtlemisvahendit ka Jumalaga, seda teed ei kasutanud mitte nii, nagu see oli talle määratud, nagu kingitud see oli, vaatamata sellele, et ta pattu langes. Jumal oli andnud kõige parema vahendi, kõige parema lahenduse. Ta võis oma südametunnistuse märguannete põhjal elada õiget elu ja inimene siiski eksis. Ja Jumala sõna räägib, et kõik liha rikkus oma viisid. Ta läks nii kaugele inimeste elu maa peal, et südametunnistust täiesti surmati vägivaldselt, suretati ja inimesed läksid nii oma kurjusesse pattudesse, et Jumal pidi inimesed hävitama maa pealt. Tähendab, pattude tõttu inimene läks nii kaugele, et tema elu ei olnud enam parandatav meeleparanduse kaudu. Lihtsalt ei olnud parandatav. Kui meie perenaised mõne taldriku ära lõhuvad, tavaliselt on siis asi nii, et see visatakse välja, see enam ei kuulu parandamisele. Mõni sukapaar kuulub veel parandamisele, kui sinna tuleb auk sisse, aga katkine taldrik tavaliselt visatakse ära. Ja kui inimeste kõlbeline moraalne elu on nii kaugele purunenud, parandamatult lõhutud, et see ei ole enam sihipärane teda parandada, siis Jumal heidab inimesed kõrvale ja tema ei tegele nende parandamisega enam. Nii on läinud üks rahvas teise järele, üks kultuur hävinenud teise järele. Jumal ei ole saanud ka neid enam parandada, sest nad ei ole lasknud ennast parandada, kui oli parandamise aeg. Nii oli enne veeuputust ja pärast patulangust inimeste elu, et nemad südametunnistuse häälele ei andnud ruumi. Pärast veeuputust, kui Jumala karistused olid käinud üle maa ja need vähestest pääsenutest oli jälle rahva sugupõlved arenenud maa peale, inimestel oli antud nende teadlikkus, millele toetudes nad pidid hoiduma patust, kõlvatusest ja rumalusest. Nemad teadsid sellest, et inimene oli kaotanud armastusvahekorra Jumalaga oma patu tõttu ja Jumala lähedus. Nad teadsid, et inimkond oli kaotanud, suur osa inimkonnast oma elu oli pidanud hävinema selle tõttu, et nemad südametunnistuse surmasid ja suretasid ja ei elanud oma südametunnistuse järgi. Ja nüüd oli neile antud teadmine sellest, mis on patu tagajärg. Surm on patu valk. Ja ometigi inimesed, kes teadsid seda, et kõlvatu elu toob selle tagajärjeks hävingu, paratamatu hävingu, inimeste elu rikutakse põrgu, see patt teeb seda ja rikub inimeste elu nii. Teadlikult ometi läksid ebajumala teenistus, läksid pattudesse, läksid pahedesse ja inimeste elu oli nii rikutud, et Jumal pidi nende mõistmise, nende arusaamise värskendamiseks andma oma käsud. Teatud hulk inimesi Jumal valis selleks ära,
et nendele ja nende kaudu anda teistele maailma rahvastele teada oma tahtmine käsu korras. See on juba üsna ka kasvatusmeetodides raske olukord, kui vanem peab lapsele käsu korras, diktaadi korras ütlema, mis on tema tahe, kui lapsed ei ole võimelised sellest aru saama. Ja Jumal nimetab kõiki sugupõlvi maa peal ja taevastes oma lapsiks. Ja kui nad armastuse häält ei kuula, südametunnistuse häält ei kuula mõistuse häält, siis Jumal on pidanud tulema nende sõnadega, sina pead ja sina ei tohi. Ja huvitav oli see, et ka see käsk ja hirm käsu täitmata jätmise eest ei suutnud inimesi hoida pattudesse langemast ja patuneidusest. Patt tungis üha sügavamale ja juurdus inimeses ja inimkonnas, kõikides inimestes, heades ja kurjades. Mõnes rohkem, meie selle pärast liigitamegi inimesi headeks ja kurjadeks enda mõõdupuude järgi, et meie arvame, et üks inimene on rohkem rikutud patuga, teine vähem. Ja võib-olla mõni on nii parasjagu patune ka, et see üldse peaaegu välja ei paistagi. Aga Jumala silmad ees on kõik inimesed pattu teinud ja Jumala aust ilm. Ja see on kohutav tõsiasi. See, et meie oleme kaotanud Jumala lapse kalli seisuse, milleks Jumal tegelikult meid lõi. Ja seda saavutada, igavest elu tagasi saada, ei ole õnnestunud siis inimestel ei oma südametunnistuse häält kuulates, ei oma mõistuse häält kuulates, ei ka käsku kuulates. Ikka ja jälle on patu hääl olnud tugevam, meelitaja hääl tugevam, hingevaenlase hääl tugevam, kes on inimesi ikka mõjutanud, tõuganud ja ikka patu poole, ikka eksituste sisse sügavamale ja sügavamale. Ja nii variserid kui tölnerid, nii religioossed inimesed, kes arvavad, et nende asjad on Jumalaga enam-vähem heas korras, kui ka need inimesed, kes religiooniga, Jumalaga, usuga mitte midagi tegemist ei ole teinud, nad kõik peaksid üsna sageli oma elu Jumala vaatevinklist vaatama ja revideerima. Ja siis tekib nüüd see Jumala ees seismisel see tunne, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja arm on välja valatud Jeesuse Kristuse läbi. Kui südametunnistus, mõistus ja käsk ei võinud inimest aidata, siis Jumala arm ilmus Jeesuse Kristuse ohvri surma ja kannatuse teel. Ja Jumala armastus sai ilmsiks Jeesuse Kristuse kaudu, kelle kaudu antakse nüüd pattude andestus inimesele, muidu lahus käsutegudest. Inimene ei ole suutnud seda ära teenida ja seisame kõik nii head kui kurjad Jumala palge ees ja Jumala kohtuotsus on, patt on mõistetud hukka inimeses. Jeesus tuli lihas, sai inimeseks selleks, et mõista patt hukka ja patt on hukka mõistetud. Patt viis Jeesuse ristile, mitte tema enda patt, vaid meie patt. Ja Jumal on näidanud risti kaudu, kui suures opositsioonis on Jumal patuga. Jumal on valmis patuse inimese pääst, aga ohvri hind on nii suur, et Jumal on pidanud ühe patuse näruse inimese elu vahetama välja elu vastu, oma poja elu vastu. Ja see on nii tõsine, nii suur, nii kohutav, et Jumal ei ole teist teed leidnud armu andmiseks. Kui meie täna seisame Jumala ees ja tunneme oma pattu, mõistame oma patu kohutavust ja kahetseme seda, siis teeme seda nii, nagu tegi Tölner. Oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Mitte nii, et otsime mingit kõrvalteed. Võib-olla saaks kuidagi ka nii Jumalaga oma vahekorrad korraldada, et ei pea tunnistama ennast patuseks Jumala ees. Märgist müüda lastud eluga inimeseks. Me ei taha täna enam peatuda patu ja sellega seotud küsimuste juures, vaid juhtida tähelepanu sellele, et arm on välja valatud Jeesuse Kristuse läbi. Ma ütlen teile, see läks alla oma kotta paremini õigeks mõistetud kui teine. Ma ei tea, missugust õigeks mõistmist meie täna tahaksime ja taotleksime. Oleme, ma usun, igaüks käinud Jumala sõna juures varemalt.
oleme kuulnud patust, oleme kuulnud sellest, et Jumal armastab maailma, armastab ka patuseid nii, et ta on valmis patud kustutama, pesema, inimese õigeks mõistma. Aga see ehk on läinud meist üle, kuidagi mööda meist läinud või on, nagu eestlaste nii tuntud vanasõna ütleb, nagu hane selga vesi mõjunud meile. Aga kas ei ole ka kord aeg mõelda selle peale, et võib-olla juhtub ka meie elus nii, et patt rikub meie elu nõnda, sellest kriitilisest piirist saadik, kust äkki ei ole enam võimalik parandusi sisse tuua, kus korrektiive teha ei ole võimalik, kus isegi Jeesuse Kristuse veri enam ei kisenda andeks andmist meie pattude eest, vaid hakkab kisendama kättemaksu. Jumala sõna ütleb Hebra kirjas ühe imeliku tõe välja, kuidas meie võime pääseda, kui meie nii suurest õnnistusest ei hooli. Meie patused inimesed, rikutud inimesed, kes kõik Jumala poolt soovitatud vahendid on nagu hüljanud, ei ole oma patust vabannud, paranenud. Kuidas meie peame pääsema, kui meie nii suurest õnnistusest ei hooli, kui meie lunastuse ja lepingu väärt jalgadega tallame ja sellest läheme kaugele eemale, läheme kauges kaares mööda veel, nagu oleks see ei tea missugune häbi ja alandus, tulla Kristuse risti alla ja põlvitada ja saada vastus oma kõige suuremale, kõige olulisemale, kõige põhilisemale vajadusele. Jumal loob inimese uueks, tema südametunnistuse, tema kõlbluse, terve tema elu, ihu, hinge ja vaimu poolest. Ja see toimub risti all Kolgatal. See algab peale meie pattude pesemisest ja meie südame uuendamisest, nii et püha vaim tuleb elama meie südames. Selle teostab Jumal. Seda ei saa ükski inimene ise teostada. See hea religioosne inimene variser, kes oli käsu võtnud omaks ja püüdis selle kaudu oma elu uueks muuta, ei saanud seda teha. Ja Tölner, kes oli ometi patune langenud alatu inimene ja tema juures see muutus võis sündida, sellepärast, et tema võttis vastu selle ainsa tee, mille kaudu patune inimene võib pääseda pühade seltskonda, rikutud inimene, uuendatud inimeste seltskonda. Ja maailma laps, põrgu laps, hukatuse laps võib saada Jumala lapseks. Jumala sõna ütleb, et nii mitu, kes tema vastu võtsid, neile andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes temasse usub. See on poliitiline õigus, mille Jumala riigis Jumal annab nendele inimestele, kes tulevad ja haaravad Kristusest kinni usu kaudu. Oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Jumal teostab pattude andeks andmise ja meie saame pattude andeks saamise. Meie saame patud andeks, Jumal annab patud andeks ja teeb seda Jeesuse Kristuse kaudu, kes on meid lunastanud Kolgatal, kes on kannatanud ristisurma meie eest, et meie võiksime olla pattudest vabad. Kui patu tundmine puudutas kord ühel suurel ja tähendusrikkal päeval juutide südameid Jeruusalemmas, kes olid pühiks kokku tulnud, siis see lõikas nende südametest läbi ja nad hüüdsid ahastuses. See oli suur hulk neid kaineid, äriliselt mõtlevaid, kaalutlevaid mehi ja nad kisendasid, mehed, vennad, ütelge, mis meie peame tegema, et me õndsaks saame. Ja Peetrus ütles siis, parandage meelt, uskuge armuõpetust ja igaüks lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse ja siis peate teie saama pühavaimu anda. Jumal tahab meile paranduse kaudu luua meie elud uueks ja anda pattude andeks saamise kaudu meile Jumala lapse seisund, nii et võime uuesti astuda selle kaotatud paradiisi tasemele, sinna, kus inimene suhtleb Jumalaga kui armas laps, mitte kui võistleja, mitte kui Jumalaga sõjajalal oleva suguharu liige, vaid kui armas laps, kes paneb oma isa sõna tähele ja kes saab tema armust osa. Selle sündmuse kohta antakse tunnistus. See ei juhtu nii, et see nagu nurgas sünniks ja meie peaksime kahtlema ja mõtlema eluaeg, ei tea,
kas nüüd Jumal ikka on mu patud andeks andnud või ei ole. Ma nüüd palusin küll ja otsustasin ka nüüd Jeesus Kristus vastu võtta ja sel teel proovida oma elu asju korraldada ja ka Jumalaga suhtlema hakata, aga no ei tea, kuidas see asi ikka päriselt on. Selle kohta antakse selge ja kindel tunnistus. Ja püha vaim tunnistab meie vaimuga, et meie oleme Jumala lapsed, nii ütleb Jumala sõna. Taevast püstloodis otse sekkub meie ellu Jumal ja oma vaimuga, kelle kaudu tema on loonud inimese, muudab tema sisemuse ka ümber, nii et tema tervelt kõigi oma kõlbeliste võimetega on nüüd võimeline elama Jumala tahtmise järgi. See ei teostu mitte vägivaldselt. Seda Jumal ei tule, ei võta meil tukast kinni ja ei vii ja ei tiri meid patumülgastest välja ja ei sunni meid väevaimuga elama õiget elu, vaid kui meie sirutame oma käe ja ütleme, oh mind viletsat inimest, kes päästab mind, siis tuleb varsti ka tänuhääl, tänu olgu Jumalale Jeesuse Kristuse läbi. Jeesus Kristus saab päästjaks, püha vaim tuleb ja muudab meie elu ümber ja siis Jumal tunnistab ennast meie poolele ja saab meie abimeheks. Meie saame õigeks mõistmise. Mida see küll kõik tähendab, olla õigeks mõistetud patust? Siis meie võime ütelda seda, et saabub iga inimese elus üks tund, kus kõik meie patud on neid 3 või 30 000 rõhuvad meie peale ja kus kõik meie patud on neid 1 või on neid 1 miljon, lahutavad meid Jumalast ja kus meie seda tunneme. Aga sel päeval võib olla hilja kahetseda ja parandada oma elu. Sel päeval võib olla hilja Jumala poole hüüda ja kisendada, kes annab mu patud andeks. Sel päeval võib-olla ei ole enam andeks andmise aeg meie jaoks. Aga täna võime saada õigeks mõistmise Jeesuse Kristuse kaudu, kes on lepitus meie pattude eest, aga mitte ükspäinis meie, vaid ka kogu maailma pattude eest, nii ütleb Jumala sõna. Meie saame õigeks mõistetud ja Jumal annab meile meie patud andeks, nii nagu lugesime 1. Johannese kirja algusest. Ja see teostub selle tõttu, et Jumal on ustav ja õige. Mitte selle tõttu, et meie olime head, meie olime ustavad ja õiged. Meie tegime väärikaid samme, tegime kõlbelisi suuri pingutusi, vaid Jumala ustavus ja õigus, see tuleb patusele vastu, kui patune kavatseb meilt parandada. Kadunud poja luust meie loeme seda, kui mehele tulid paremad mõtted, siis ta ütles, ma tahan kätte võtta ja mind. Mu isa kodus on palju palgalisi ja nad elavad palju paremini, kui mina elan võõrsil. Inimene elab kerjus vaesuses, nende vaimulike õnnistuste, andide ja rikkuste poolest, mida meie kõige rohkem vajame ja ihaldame, kui Jumal ei saa meid vabastada ja meid teha oma lapseks. Siin maailmas järjest muutume meie rohkem selle maailma näo sarnaseks. Aga Jumal tahaks, et meie muutuksime Jeesuse sarnaseks. Ja see meeleparanduse, meeleuuenduse protsess, mille juurde Jumala sõna meid täna on kutsunud, see võimaldab meil saada patuse inimese kujust, näost, olemusest lahti, nii et meie silmadest, meie elust, tervest meie olemusest iga päev hakkab välja paistma uus looming. Vana on müüdunud, vaata, uus on tekkinud. Kes Kristuse sees on, see on uus loodu. Nii tunnistab apostel Paulus meile 2. kirjas korintlastele. Ja see uus looming hakkab ennast avaldama siis selles, et meie välimus muutub selle järgi. Üks mees tunnistas Viljandi koguduse kantslis kord ja rääkis sellest, missugune tema oli enne püürdumist. Ja ta ütles, et ta oli ka niisugune inimene, kelle pealt silmanägu ära pöörati. Ta oli mandunud, oli põhja joonud enda. Tema omaksid ei tahtnud temaga läbi käia, tuttavatele ta ei meeldinud, inimesed püürdusid ära, kui tema püürdus nende poole. Ja siis, kui ta oli püürdunud, oli oma elu korraldanud, Jumal oli andnud talle uue südame, uue meele, uue elu. Siis ta ütles, nüüd võin teie ees seista, mul on korralikud kingad jalas, ülikond seljas, lips kaelas, ma olen puhtaks pestud, olen kammitud, aga enne ma olin madalam kui loom. Ja siga minu kohta ütelda oli liiga palju, sest see oleks olnud sea teotamine. Aga Jumal loob ka niisuguse inimese uueks
ja temas hakkavad väljenduma Jeesuse Kristuse Jumala poja iseloomujooned, tema eluviisid, tema kõlblus ja Jumal nõnda muudab meid selle näo sarnaseks, kes on meid armastanud ristisurmani. See muudatus on nii suur, et seda vahet võiks võrrelda nii kui põrgu ja paradiisi vahega. Enne oli meie siis põrgu ja meie olime praktiliselt juba põrgus otsapidi ja sealt kisti meid välja. Taavet ütleb, sa tõmbasid mind välja ärahävitamise august ja mudasest roojast ja panid mu jalad kalju peale. Mõtleme sellele, kui Jeesus oli ristil ja üks mees hüüdis oma hinge ahastusest, issand, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Ja sel samal tunnil võis ta oma hinges tunda, täna pead sa minuga paradiisis olema. Ja see sõna kõlab ka sulle, kallis sõber, kui sa täna oled oma südames otsustanud, mina tahaks Jeesusega minna, ma tahaks saada Jumala poja elu, sarnase elu endale, niisugused eluviisid, niisuguse mõtteviisi, niisuguse südame, nagu oli Jeesusel, siis sa võid seda saada. Jumal teeb seda õigeks mõistmise, pattude kustutamise ja sinu hinge, su olemuse uueks loomise kaudu, nii et sa saad uueks inimeseks, keda nimetatakse Jumala lapseks täie õigusega ja kelle südames püha vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et meie oleme Jumala lapsed. Meie ei saa seda ise teha. Meeleparandus ja uuesti sünd, see on kõige sügavam psüühiline protsess, mis iial võib inimese elus olla ja seda ei teosta inimene, seda teostab Jumal. Ta on täna siin, et seda teostada oma kalli vaimu läbi. Hakka täna temast kinni, hakka kinni Jumala tõotusest, Jeesusest Kristusest ja tema armust ja sa saad uueks inimeseks ja paradiis tuleb su südamesse. Täna saad sa temaga olla ühes paradiisis ja Jumala rõõm ja Jeesuse Kristuse kallis lunastuse valgus sillutab sulle teed ja näitab sulle teed tulevikku ja see on särav tulevik, see on igavene taevas, Jumala mõtete teostumine sinu elus. Aamen.